Tere! Mina olen Ülle London ja tutvustan sulle täna oma raamatut Hiireke Triinu. See on ühe juturaamat, nimetan ma seda nii, ja tegelasteks on hiireke Triinu ja kassike Kriba. Igas raamatus, ma arvan, et iga kirjanik peidab oma raamatusse ära mõned sellised asjad, mida me võib-olla esimesel hetkel ei oska tähele panna. Siin ka mina. Siin raamatus ei ole tavalisi värve nagu punane ja roheline, vaid on maasikpunane, rohekas kuldne. Kuidas need välja näevad? Kas sa leiad neid looduses? Kas sa oskad neid segada näiteks vesivärvidega, mis võib väga põnev olla? Milline on uduhall ja kui hele on helesinine, võib ju mõelda. Ja teiseks on siin ka palju matemaatilisi mõisteid, mida koos hiirekesega saab õppida, et mis on vahel ja mis on keskel, mis on ees ja taga. Ja võib-olla ka mõni sõna selline, et kiikas, mis see kiikama tähendab. Ja kuna siin kassike ja hiireke mängivad peitust ja üheks tuumaks tegelaseks on sõrm kinnas, siis saad meelde tuletada ka sõrmede nimetused ja võib-olla lastega vaadata ka neid sõrmkindaid, kuidas siis need sõrmed sinna sõrmekinnastesse sisse lähevad, et kas pöial, milline see pöial on, et kas pöial läheb ikka õigesse kohta. Sellised toredad mõtted siin ja muidugi sõprus, mis meile kõigil tähtis on. Ja Grete Alt suurepärased pildid ja kui sa vaatad seda pilti, on palju rohelist. Kui palju erinevaid rohelisi toone siin on. Püüdkegi neid leida oma ümbritsevas ka neid rohelisi toone. Ja merekivikeste kommid, kui te neid vaatate, need on väga huvitavate värvidega. Ja neid samu värve võite ka looduses otsida. Siin on sinised toonid, see kleidi sinised toonid või kuidas see taeva sinine, kas ta on lillakas sinine, hele sinine. Siis üks asi, mis raamatutes veel on minu raamatutes huvitav, et kui me loeme raamatut, siis mõnikord, kui me just ei taha last uinutada, et me räägimegi väga natuke võib-olla igavalt, vastavalt olukorrale, siis laste tähelepanu hakkab hajuma. Kui meil on otsekõne ja me saame teha nagu hääli, siis me toome jälle laste tähelepanu tagasi. Sama toob lastele tagasi korduvad sõnad ja luuletused. Ukse taga minu maja luks on ees, lähen sisse, kui on vaja, olen maja peremees. Selline rütmiline tratatatatata toob lapse nagu tähelepanu tagasi. Ja teine luuletus, ootamatult algab sõprus, särama lööb silm ja hing. Sõprusel ei ole täpsust, puudub ruut ja puudub ring. Võite laste käest küsida. Mis see tähendab, et sõprusel ei ole täpsust? Mis see tähendab? Mis see ruut ja ring tähendab? Selline raamat on siis Hiireke Triinu ja teine raamat Käed ja käbid, mis koosneb juttudest, mis on hästi lihtsad, lihtsa ülesehitusega, lihtsate sõnadega ja lausetega. Pärast juttu on küsimused. Mõnikord ei tulegi selle peale, et küsida, et mis seal jutus on ja lisaküsimusi, et kui seal metshaldjas rääkis puudest, siis küsida, et mis on ilmakaared, näiteks teha see selgeks. Ja on ka siis mängud seal, kui me räägime näiteks kätest ühes jutus, siis on ka kätemäng seal järel, ka on minu mõte seal sees. 6 värvikat tegelast, 6 toredat juttu
erinevad värvid tutvustavad ennast oma sõpru ja mis neid ümbritsevad ja siin on ka veel üks eesmärk panna teid midagi tegema. Viimane raamat Unepoiss Uku, 13 juttu ja Uku siis jagab seda uneliiva ja uneudu meile, aga enne magama minekut on tihtipeale meil segajaid ja meil on nõudmised, lastel on veel eriti palju nõudmised, aga Uku peab nendega hakkama saama, et ikka õigel ajal ja õigel hetkel see uni peale tuleks. Selline raamat ja imeilusad pildid ka